18. kiri. Miks teeb Jumal temasse uskumise nii raskeks? 21. august 1990. Kallis Greg, hiljutised sündmused tuletavad mulle meelde minu probleemi Jumala viisiga asju ajada. On üks hullumeelne mees Saddam Hussein, kes trambib Kuveidi rahva peal, kelle käigus nende naisi vägistades ja nende lapsi tappes. Selle käigus nende naisi vägistades ja nende lapsi tappes. Ja Jumal istub käed rüpes. Ma tean, et sa vastad sellele oma teoloogiaga vabadusest ja vaimsest sõjast. Kuid ma vean kihla, et kui sa küsiksid kõikide planeedi inimeste käest, kaasa arvatud enamus Iraagis elavate inimeste käest, siis 99% nendest oleks selle poolt, et mitte arvestada mis tahes Jumala poolt tehtud reegleid vabaduse kohta, et saata see tõbras hauda. See oleks väiksem ohver kui see, mille Jumal teeks. Miks meie, väikesed inimesed, näeme, mida Jumal ei näe? Miks ei aja Jumal asju demokraatlikumalt? Tegelikult ei olegi see päeva teema. Me oleme selle probleemi üle juba põhjalikult arutanud. Ma pean tagasi tulema Jeesuse üles tõusmise ja jumalikkuse juurde. Ma pean taas tunnistama, et sinu väited on väga veenvad. Vähemalt pole mul ühtegi head vastuargumenti. Aga aus olles ärritab mind sinu väidete jõulisus. Miski ei tundu klappivat. Ma mõtlen seda, et ma ei saa hakata sulle vastu väitma, aga sinu argumendid jätavad mind ikkagi olukorda, kus ma pean ületama selle piiri, mida ma suudan uskuda. Miks on see nii? Miks paneb Jumal meid olukorda, kus me peame püüdma temasse uskuda? Miks mängib ta inimkonnaga, õrritades meid tõestusega, mis on piisav meile ebamugavustunde tekitamiseks, kuid ei tule kunagi ise otse endas selgust tooma? Mis on usu juures nii vägevat, et ta igatseb seda üle ilmselge ilmutuse iseenda kohta? Ja kui ta ennast ilmutab, oletatavasti piiblis, siis teeb ta nii palju pagana veidraid asju, et kelleltki, kes ise sündmuspaigal ei olnud, ei või oodata, et ta uskuma hakkaks. Ja ometi sõltub lunastus eeldatavasti just sellest. Miks peavad inimesed selleks, et saada päästetud, uskuma ja tunnustama lugusid, mida nad eales tavalistes tingimustes ei tunnustaks? See pole ju aus. Nii, et kui ma tahan vältida põrgut, siis pean ma oletatavasti uskuma, et madu rääkis Eevaga, et neitsi jäi Jumalast rasedaks, et vaal neelas alla prohveti, et punane meri läks kaheks ja muid segaseid asju. Greg, kui Jumal minu järele nii väga igatseb, miks teeb ta temasse uskumise nii pagana võimatuks? Ta annab tõestust siin ja tõestust seal, piisav meie mõtlema panemiseks, aga siis söödab ta meile ette need teised veidrad asjad, mida me kuidagi tõsiselt ei saa võtta. Kui oleks ainult tõestusmaterjal või ainult hullud lood, siis mul poleks probleemi, aga kombineeritult ajavad need tõepoolest vihale. Mulle tundub, et kõikvõimsal Jumalal õnnestuks enda olemasolu palju paremini tõestada kui ükskõik millisel evangelistil ja isegi paremini kui sinu väidetel. No pagan, lihtsalt kirjuta taevasse, ilusti ja suurelt. Siin on sinu tõestus, et usu minusse või mine põrgusse, siiralt sinu kõikvõimas. Sa ei peaks kulutama tervet pärastlõunat minuga ajaloost rääkimiseks. Ma oleksin kohe põlvili. Küllap läheb asi aina paremaks, aga mida veenvamad on su argumendid, seda rohkem ma ärritun. Ja viimasel ajal mõtlen ma liiga palju kogu selle materjali peale, mis tähendab,
et ma kõnnin ringi ise vihane ja väsinud. Mul pole õrna aimugi, mida sa mu heaks teha saad. Ehk seda, et räägi oma nii-öelda vaimule, kes oletatavasti minu südame kallal nokitseb, et ta nurgast välja tuleks ja midagi taevasse kirjutaks. Peale selle on minu saatuseks vist olla uudishimulik ja frustreeritud skeptik ja sinu optimism minu suhtes on määratud pettumusele. Siiralt sinu isa. 6. september 1990. Kallis isa, ma jagan sinuga antipaatiat Husseini vastu, aga mitte teoloogilisi järeldusi, milleni sa jõuad. Ole Husseini peale vihane. Süüdista teda ja süüdista tema taga olevat kurjuse jõudu, kuid samuti kurjuse jõudu USA ja teiste riikide juures, kes ükski pole sellises olukorras süüst puhas. Kuid jäta Jumal mängust välja arvatud abi palumiseks. Tema on rohkem vihane ja kurb selle olukorra pärast, kui ükski inimene kunagi olla võib. Meie moraalne meelepaha tuleb ju ikkagi tema käest. Seega on tema õigluse, õiguse ja rahu poole peal. Ma võin vaid öelda, isa, et kui ma kunagi suudan sinu tulisuse õigesse kohta suunata, siis saab sinust üks vägev palvevõitleja. Mulle meeldiks sind näha olemast niisama vihane saatana peale, kui sa oled Jumala peale. Minnes sinu kirja sisu juurde, tahan ma sind kõigepealt aususe eest tänada. Ja aitäh, et sa mu argumente tõsiselt võtad. Ma tõeliselt hindan seda austust, mis sinu kirjadest alati õhkub. Ma pole kunagi tundnud, et sa ilma mõtlemata minu väiteid kõrvale lükkaksid. Mul on kahju, et sa kogu selle värgi pärast väsinud ja vihane oled, aga mõnes mõttes pole ka. Minu vaatevinklist vaadatuna on see positiivne. Millegi nii põhjapaneva muutmine, kui seda on maailmavaade, pole kunagi lihtne. Ergiti, kui sa oled oma maailmavaatega juba nii kaua elanud, nagu sa seda oled. Mõistust ja isegi südant tiritakse ühe korraga eri suundades. Seda nimetavad psühholoogid kognitiivseks dissonantsiks. Eriti oluliste küsimuste puhul on see positiivselt valus. Mitte, et see sind lohutaks, aga ma arvan end veidi teadvat, kuidas sa ennast tunned. Veidi aega tagasi rääkisin ma oma kogemusest Minnesota ülikooli astronoomiatunnist tagasi kõndides. Minu arvates oli sõda kõikide tõestusmaterjalide vahel, mis rääkisid armastava looja olemasolu poolt ja vastu. Erineva intensiivsusega käis see sõda minu peas edasi 6 kuud. Ma pole kunagi nii armetult ennast tundnud. Kuid see polnud viimane kord. Läbi kogu minu kõrgema haridustee oli kordi, kui mu usk oli kaalukausil. Ma vastandasin uue tõestusmaterjali või uue vaatevinkli sellega, mis minu arvates rääkis minu usu vastu. Ja mingiks perioodiks läks minu evangeelne usk otse kui ajutise katkestuse seisu. See oli kognitiivne dissonants. Sa seisad 2 maailmavaate vahel. Olles päris aus sinu vastu, pean ütlema, et seda nii-öelda katkestust juhtub mul veel siiamaani, kui ma loen lastega juhtunud tragöödiatest. Laste kannatamine ajab mind lihtsalt hulluks. Kui eelmisel aastal rööviti siin Jakob Wetterlingi nimeline poiss, siis olid mul pika aja jooksul hood, mil ma sain Jumala peale vihaseks ja seadsin tema mõistuslikkuse kahtluse alla. Mõistusega võin ma sellised sündmused mahutada ühtse teistliku maailmavaate raamidesse. Just selliste sündmuste poolt põhjustatud nii-öelda katkestuse seisus jõudsin ma oma praeguse maailmavaateni,
vaimse sõjapidamise värk ja nii edasi. Kuid emotsionaalselt ei saa inimene näha kõike traagikat ja mitte ajutiseltki raevuda. Sellises langenud maailmas põrkuvad mõtlevate inimeste maailmavaated alati. Ära lase siis meie arutelu näival kindlusel ennast petta. Kindlasti olen ma veendunud kristlane. Tõestusmaterjali valguses ja vaimu töö mõjul minu südames ei saaks see teisiti olla. Kuid usk ei ole ka minu jaoks kergesti tulnud. Ma nägin ja kuulsin ennast sinu eelmise kirja ridades. Kristlus ei ole hiiglaslik nii-öelda vastuste masin, kuigi fundamentalistid püüavad seda selliseks teha. Elada tähendab elada keset küsimusi ja vastukäivaid järeldusi. Sinu eelmises kirjas tõstatatud küsimus on nagu metaküsimus. Miks me üldse küsime küsimusi? Miks on usk nii keeruline? Miks pole Jumal rohkem ilmne? Ma tahan tuua välja ühe raamistiku, milles sinu küsimused täiesti mõistetavad on. See tähendab, teeb mõistetavaks sinu küsimuste olemasolu. Kui kristlik vaade maailmale suudab seletada, miks dilemma olemas on, siis on ta minu arvates astunud sammu lähemale dilemma lahendamisele. Mõtle hetkeks, isa, mis siis juhtuks, kui Jumal teeks seda, mida sa temalt palusid, kui ta igaühe jaoks kirjutaks taevasse sõnumi? Mis oleks, kui ta kirjutaks: Jeesus on minu poeg, uskuge temasse või hukkuge? Kas hakkaksid kõik inimesed äkki Jeesust Kristust usaldama? Ma arvan, et mitte. Kui Jeesus oli siin maa peal ja tegi imetegusid, siis need, kes teda järgida ei tahtnud, ikkagi kahtlesid. Kui isa ütles taevast, tema on minu armas poeg, siis need, kel polnud südant uskuda, ütlesid, müristas. Ja isegi kui Jeesus surnuist üles tõusis, olid kohal mitmed roomlastest valvurid, kes kõike pealt nägid, kuid kes siiski ühinesid religioossete juhtide vandenõuga kõik maha salata. Samamoodi oli Vanas Testamendis. Siin püüdis Jumal inimestele otse läheneda, aga katsed kukkusid haledalt läbi. Ta saatis Egiptusesse katku, et iisraellasi vabastada, kuid varsti peale seda kahtlesid nad temas jälle. Ta saatis neile toitu otse taevast, kuid siiski paljud mässasid. Jätkuvalt juhtis ta neid pilvega päeval ja tulega öösel, kuid paljud siiski kahtlesid temas. Ta andis neile isiklikult väga üksikasjalikke näpunäiteid endaga osatuses olemise kohta. Vana testamendi seaduse järgi oli neid üle 600, kuid rahvas rikkus iga ühte neist. Ja isegi, kui nad kõiki nii-öelda seadusi pidasid, ei õnnestunud Vana testamendi seadusel saavutada Jumala eesmärki iisraellastega, armastavat, usaldavat suhet. Ma arvan, et selleks on mitmeid põhjuseid, kuid 4 tuleb kohe meelde. Esiteks pole tohutute sündmuste poolt avaldatav mulje meie jaoks kunagi jääv. Mulje tuhmub ajaga. Ma olen ise näinud Jumalat inimestele imelisi asju tegemas, kuid nädalate, kuude ja aastatega tuhmub algse mulje jõud. Kuna sündmus on ebatavaline, kaldub mõistus seda mäletama pigem unenäo kui reaalse olukorrana. See ei jää elu mõjutama. Kui keegi tahab oma usku imetegudele rajada, siis vajab ta pidevat dieeti, aga siis pole imed enam imelised. Lõpuks neid teeseldakse. See on juhtunud enamus usutervendajatest TV evangelistidega. Seega, kui Jumal kirjutaks igaühele isikliku sõnumi taevasse, siis võib see veenda mitmeid pöörduma, kuid ma kahtlustan, et jääv efekt puuduks. Teiseks, ei ole midagi, mida ei saaks seletada 2 erineval moel. Pilv,
millel oleks kiri "Uskuge minu pojasse", võib olla veider pilveinformatsioon, narritamine, deemon, hallutsinatsioon. Hääl, mis seda ütleks, võiks olla äike. Jeesuse imeteod võivad olla trikid, juhused või, nagu tolle aja religioossed juhid arvasid, deemonlik tegevus. Alati on võimalik asju ära seletada. Kuidas maa tekkis? Võib-olla oli üks suur pauk. Kuidas saavad inimestel olla südametunnistus, vabadus, armastus ja nii edasi? Lihtsalt keeruliselt liikuvad kemikaalid. Seletused ei pea olema head, vaid lihtsalt võimalikud ja vahel isegi mitte seda. Kuidas hakkasid jüngrid uskuma, et Jeesus kehastas Jumala ligiolu? Mõnele kõlbab mis tahes mõttevälgatus. Kolmandaks, pole meie maailmas jumalikud asjad nii selged, kui nad võiksid olla. Sest, nagu ma enne ütlesin, on meie maailm vaimuliku sõjapidamise risttules. On üks inimhingede vaenlane, kes kasutab oma hävitavat jõudu selleks, et pimestada inimeste silmad ja teha nende kõrvad kurdiks. 2. Korintuse 4.4. Seega on tõestus heast ja on ka tõestus kurjast, mis iga teema üle varju heidab. Ja vahel, kui asjad pole inimeste jaoks selged, pole põhjus mitte teema ebaselguses, vaid selles, et nende mõistus petetud teemonlike jõudude või inimeste endi kurjust valiva tahte poolt on varjutatud. Jumal võib hüüda nii palju, kui tahab, aga kui inimesed kõrvu lukus hoiavad, hüüavad nad, miks Jumal ei räägi? Lõpuks, isegi kui Jumala nii-öelda otsene lähenemine paistab toimivat, siis tegelikult see ei toimi. Jumal igatseb armastava ja usaldava suhte järgi meiega. Selleks me loodud oleme. Kuid kas Punase mere lahutamine teeb seda? Kas pilvedest rääkimine teeb seda? Kas jumalatute maasse neelamine teeb seda? Jumal katsetas nende kõikidega ja ükski ei toiminud. Parimal juhul võivad need inimesi pühendumisele tõotada või hirmutada ja seda ajutiselt. Need võivad ajutiselt käitumist muuta, kaasa arvatud hirmuga täidetud sõnad "ma armastan sind". Kuid need ei põhjusta armastust. Kui Jumal vastaks meie palvetele ilmselgelt, kui ta oleks džinn pudelis, kes iga meie soovi täidab, siis tähendaks see ainult, et me kasutame teda, mitte ei armasta teda. Ta oleks, nagu ma varem olen öelnud, kosmiline müügiautomaat. Ja tema kangi juures oleks maailm täis ära hellitatud ja mitte armastavaid lapsi. Armastus tuleb valida. See peab olema vaba ja tulema südamest ilma väliste mõjutajateta. Aga ausalt öelda, on kõikvõimsal Jumalal väga raske nii käituda, et armastus ilmneks nendes tingimustes. Kui ta kasutab nii-öelda otsese lähenemise viisi, kuni alternatiivne seletus pole võimalik ja teeb seda piisavalt tihti, et mitte meie mõistusest kaduda, siis õnnestub tal ainult meid imestama panna või meid võludžinniga ära hellitada. Seega valib Jumal kuldse kesktee. Ta on piisavalt lähedal, et need, kes tahavad, saavad teda kogeda, kuid ka piisavalt ära, et need, kes ei taha teda kogeda, ei ole selleks ka sunnitud. Ja mõnes mõttes on neil õigus, kui nad Jumala eemal olemise pärast nurisevad. Jumal on piisavalt ilmne, et need, kes tahavad, saavad teda näha, kuid ka piisavalt peidus, et need, kes ei taha teda näha, saavad teda vältida
ja mõnes mõttes õigustatult nuriseda Jumala saladuslikkuse pärast. Armastus vajab nii tõestust kui ka peidetust. Blaise Pascal ütles nii: Jumal annab piisavalt valgust, et valgustada valituid ja piisavalt pimedust, et pimestada hukatusele määratuid. Kogu tema raamat Bensees räägib sellest ja on väärt lugemist. See on suurepärane. Kokkuvõttes, isa, on usk rohkem kui ajalooline hüpotees. See on ka otsus, moraalne otsus. Küsimus ei ole ainult, kas sa saad mõistuslikult aru, miks sa peaksid uskuma, vaid ka, kas sa tahad uskuda. Selle jaoks, kes tahab uskuda, on olemas suurel hulgal vettpidavat tõestusmaterjali, kuid on vaja usku, et teha sellest moraalne otsus ja mitte sunnitud otsus. Jumal igatseb usku, sest ta otsib armastust vastutustundlike inimeste juurest, mitte peale sunnitud käitumist robotite juurest. Ma ei ole oma kirjas eraldi käsitlenud sinu küsimust veidrate piiblilugude kohta, aga ma arvan, et ma jätan selle praeguseks vahele, sest see pole siin hetkel keskne teema. Nii tähtsad kui need teemad ka poleks, ei seisne päästmine mitte uskumises, et madu rääkis naisega, et hiigelsuur kala neelas alla inimese või et meri läks kaheks. Vaid päästmine seisneb tunnistamises, et sa vajad päästjat, issandat Jeesust Kristust. Suur osa piiblist saab arusaadavaks alles pärast südame puudutamist Jumala poolt. Kui saad, siis katkesta arutlemine nende teemade üle ja kaalu tugevalt Kristuse issandaks olemise, tema jumalikkuse, tema elu ja tema ülestõusmise teemasid. Tõestus on vaieldamatu, kuid mitte peale sunnitav. Otsus tuleb ikkagi teha. Ma palvetan selle eest, et sa seda teeksid. Armastuses, Greg.